kes veel ei tea, siis täna käisin Peeter Ernitsaga kohtingul. Kohting möödus väga edukalt. Väga tore oli. Ma sisuliselt räägin ära, mis siis eile toimus. Oli vist eile õhtul või? Ma vaatan kohe oma sõnumit. Eile kirjutas mulle Peeter Ernits sõnumi. Nii. Sõnumi sisuks oli siis midagi sellist. Tere, kas sul täna õhtul on mahti kohtuda? Ta kirjutas mulle eile kell 3:30. Siis ma avastasin, et ta mulle üldse kirjutanud on. Ma avastasin 7:30 õhtul keset striimi ja siis kirjutas, tervist, kahjuks panin alles nüüd tähele. Hetkel mul juba striimi aeg. STN nii-öelda tööl siis, punkt. Sest ta on vanakooli inimene, on ju, ja ma ei tea, kas ta saab aru, mida see tähendab või mida see ei tähenda, nii et ma midagi pidin ütlema, on ju, et ühesõnaga mul on tegemist, on ju. Nii, ja sellele ta vastas siis 8:30. Tere, kell 3 homme, koht, vali palun ise, tervitustega, Pets. Nii, ja siis nüüd täna kuskil kell 2 paiku ta hellas mulle ja siis me leppisimegi kokku, et me saame Raekoja platsis kokku. Raekoja platsis, kui mina Raekoja platsi jõudsin, siis Peeter Ernits juba seal seisis viisakalt, oli seal juba, oli valmis mind vastu võtma. Oli siukses stance oli sees, mina tulin. Vabalt rivitult, härra Peeter. Peeter võttis vabalt rivitult ja seejärel läksime ohvikusse. Siis meil oli siuke huvitav olukord, et me kumbki... Uips viskas €1, tervit juust perimis. Me kumbki ei teadnud, kuhu kohvikusse minna ja siis me lihtsalt hakkasime kuskile poole vaikselt säbistama. Ja Pets. Mulle meeldis, kuidas Pets tegutses. Pets nägi ära esimese asjana. Ta nägi mingit Iiri pubi. Mitte kohvikut, vaid mingit Iiri pubi. Lähme siia. Lähme siia samma. Ma olin mingi, sõidame. Ja siis me jõudsime leti taha ja Pets oli mingi, mina teen välja, tahad viina või? Ma olin mingi, ei, ma olen autoga. Teeme ikka mõned kohvid. Ei taha viina või? Ei taha. Teeme mõned kohvid. Ja siis, mees pakkus esimese asjana mulle viina. Ma olin mingi, ei, aitäh, aga aitäh pakkumise eest. Siuke väike gigachad moment oli mehel, jah. Ja siis võtsime kohvid. Istusime maha. Ja mu kõige suurem mure oli see, et äkki ta ei räägi ise mitte midagi ja siis on veits imelik. Aga siis me hakkasime rääkima ja kusjuures esimese asjana ta ütles ära selle, miks mind ei pandud EKRE nimekirja. Nüüd olete valmis kuulama. Ühesõnaga, mis teema oli see, et siis kui mina võtsin EKRE nende erakondlastega, võtsin ühendust, et ma tahan EKRE-sse tulla ja ma tahan kandideerida, siis selleks hetkeks olid tegelikult nimekirjad juba olemas. Sinna nimekirjadesse saaks lisada, küll aga seal on probleem. Või mitte probleem, aga seal on mure. Mitte, et seda nimekirja ei saaks muuta, vaid teema kokkuvõttes seisnes selles, nagu ma ka tegelikult arvasin ja ma ei tea, võib-olla ma isegi olen rääkinud sellest arvamusest, aga ta ütleski mulle otse välja, et EKRE-s on inimesi, kes on aastaid töötanud EKRE heaks, selleks, et EKRE erakonnana töötaks, selles, et kaasa löönud, pannud sinna oma aega ja raha. Ja miks mind sinna siis juurde ei võetud, kui nimekiri oli juba valmis, oli sellepärast, et need inimesed, kes sinna on pannud aega ja raha, kes on pandud nimekirjas, vahet ei ole siis kas 5., 8., 10., 12., mis iganes see nimekirja järjestikus ka ei ole. Et kui mina saan neist rohkem hääli, siis nende asemel
ehk siis nende inimeste asemel, kes on pannud sinna oma aega ja raha, nende inimeste asemel oleks mina saanud enne neid Riigikokku. Ehk siis need inimesed kartsid enda koha pärast. Ja Peeter ütles mulle selle selgesõnaliselt kohe alguses välja. Sellepärast sind ei tahetud. Sest nad teavad, et sa ei too mitte natukene hääli, vaid sa tood piisavalt hääli. Et sa oleksid teistest eespool. Ja ta selgitas nagu sellega ära, et kui inimene on nimekirjas 20. ja ta saab 20. koht ja ta saab rohkem hääli kui 15. koht, siis ta saab ikkagi ettepoole. Et nimekiri on olemas ja nimekiri loeb, aga kui ikkagi on, arvuliselt on see ikkagi piisavalt suurem kogus hääli, siis ta saab lihtsalt ettepoole ja ta saab sisse ja ongi kõik. Ja siis me seal natuke arutasime mingeid siukseid asju. Siis ta küsis, et mis mu plaanid nagu edasi on. Siis ma ütlesingi, et ma arvatavasti kandideerin ikkagi. Ma arvatavasti kandideerin üksiküritajana. Selle peale ta ütles, et see on väga hea variant. Et nüüd variant 1 on see, et sa saad sisse. Selline variant on täiesti ajuvaba Eestis, sellepärast, et vähemalt Peetri sõnade kohaselt on Eestis saanud üksikkandidaat sisse ainult ühel korral. Ja see toimus kunagi mingi Eesti aja mingisugusel algusel. Tarand ei saanud mitte Riigikokku, vaid Tarand sai Euroopa Parlamenti vist oli või? Ehk siis Tarand ei ole saanud Riigikokku üksinda mitte kunagi. See, kes sai üksinda Riigikokku, oli kuskilt Ida-Virumaalt mingisugune firmajuht, kes omas oma firmasid, tal oli mingi persetäis töötajaid, ta oli kohalikul seal Ida-Virumaal mingisugune kõva tegija, kõik teadsid teda ja siis terve see Ida-Virumaa sisuliselt surus ta Riigikokku sisse läbi selle, et terve see Ida-Virumaa seltskond seal suuresti valiski kõik teda ja tänu sellele ta sai sisse. Ehk siis ühe korra on Eestisse läbi läinud. Ja seda ta ütles ka mulle, et ära kujuta või nagu ära sea oma ootusi liiga kõrgele, aga samal ajal proovi muidugi, kui sa selle ära teed, siis sa teed ajalugu. Olid tema sõnad. Nüüd variant 2, ta ütles, et ühtepidi on see, et kui sa saad sisse, see on suurepärane, nüüd kui sa ei saa, mis siis juhtub või mis sa sellega saad. Variant 1 või nagu sealt läheb edasi see, et kui sa proovid, sa ei saa sisse, siis üks asi on see, et esiteks on hea reklaam, teiseks sa näitad ära teistele erakondadele, kaasa arvatud ka EKRE-le, et sind on poliitilise jõuna saab võtta tõsiselt, sellepärast et sul on jälgijaskond, kes huvitub sinu väljavaadetest ja sinu arvamusest ja tänu sellele, kui sa seekord ei saa, siis järgmine kord võetakse sind 100% vastavalt häälte arvudele erakonna nimekirja ja kui sa isegi ei saa nii palju hääli, kui sa said eelmine kord, siis sind surutakse läbi sealt. Või siis teine variant on, et kohaliku omavalitsuste valimiste ajal sa oled enda nime tõestanud ja sind lastakse seal võib-olla kuskil mingit asja juhtima, sellepärast et inimesed tahavad alati tsirkust ja leiba. Ühesõnaga, see oli see valimiste teema. Siis me rääkisime seal, mis me veel rääkisime? Me rääkisime mingisuguseid, mingeid poliitilisi asju rääkisime. Nagu näiteks pededest, mustadest, siis rääkisime Ukraina sõjast, siis rääkisime Venemaast, siis rääkisime sellest, mis Pärnus toimus, see kuradi Pärnus toimus see peksmine, see noorte teema. Siis me rääkisime üleüldiselt noortest ja nende valimistest. Kaua te seletasite? Pea 2 tundi. Peaaegu 2 tundi. Lihtsalt jutustasime.
et see ei olnud siuke, et 10 minutit kohv ja minema. Et me olime peaaegu 2 tundi. Lõpus musi tegite ja me käisime koos vetsus. Vot. Ja mis me veel... siis ühesõnaga noortest rääkisime ja siis mingisugustest kuradi... ja siis Ernits, saate aru? It was a first for me, aga Ernits küsis minult nõu. Kuulake nüüd. Ernits küsis isalt nõu minult, eks ole, papsilt. Kuidas teha internetis endale paremat reklaami? Ärge muretsege. Ma õpetasin vana inimest. Kuidas teha ja mida teha ja kus kohas teha, eks ole. Ehk siis me rääkisime TikTokist, Instagramist, Facebookist, YouTube'ist ja nii edasi. Sellest rääkisime ka. Tegid Ernitsale TikToki või? Ma ei teinud Ernitsale TikToki, aga Ernits muretses TikToki pärast, et kas ta peaks sinna minema. Ma ütlesin muidugi. Ta muretses, et mis ta sinna TikToki tegema siis peaks. Ja siis ma pakkusin talle mingeid variante, tõin näiteid, rääkisin, mis töötab, mis ei tööta. No mingid siuksed asjad. Ja ta on väga tark mees tegelikult selles võtmes, et ta on vana, ta oli mingisugune uurivas ajakirjanduses oli mingisugune kuradi, ma ei tea, kes ta siis seal täpsemalt oli, aga ta töötas uurivas ajakirjanduses varem. Ja ta sai väga hästi aru, millest ma nagu räägin ja nagu, ta nagu, kui ma midagi ütlesin, siis ta nagu sogas seda natukene ringi ja siis otsis seda nagu iva sealt. Ja ta sai nagu, tegelikult ta oli nagu päris tark vend. Et nagu meeldiv oli nagu rääkida. Ma nagu pelgasin veits, et äkki ta on nagu, kuna ta on nagu vanem inimene, on ju. Paljude mõistes on ta siuke vanaisa vanuses juba, siis ma nagu võib-olla isegi mõnele nagu vana-vanaisa vanuses, et ma natuke pelgasin, et äkki ta nagu ei abla välja seda internetimaailma, aga ei, tema jaoks ei olnud üldse küsimus. Et kuna ta oli ajakirjanduses töötanud varem, siis ta nagu sai väga hästi aru. Et selles suhtes nagu töötas. Ja nüüd toome viimase punkti välja. Olete valmis, jah? Te ei ole valmis selleks. Te ei ole valmis. Peeter Ernits isiklikult. Kui valimised on ära. Kiirempuisuemma viskas 1 euro. Kas Ernits vendega Kristost keskiarvo rääkis? Et kui valimised on ära. Ja kui ma ei peaks saama sisse, või isegi kui ma saan Riigikokku sisse, siis ta tahab, et ma tuleksin talle nõunikuks. Ma olin nagu mingi, mida? Ei ole küsimus. Saab. Bye stream või? Ei stream ei kao mitte kuhugi. Kui ma nagu sisuliselt nagu see ei oleks nagu mingisugune full-time job, see nõunikuks teema nagu, et see ei ole nagu full-time job, aga see on nagu siuke sisuliselt, mida see tähendab, see nõunikuks olemine nagu Riigikogu liikme mõistes on see, et sa mingi arutad temaga mingisuguseid asju, aitad tal mingisugust jama läbi viia
noh, selles võtmes jama siis, et noh, neid mingeid tööasju on ju. ja siis samal ajal sa nagu õpid või näed sealt kõrvalt seda, mis Riigikogus ja valitsuses üldse toimub ja kuidas see toimub. ja siis sisuliselt noh, see on niisugune mingi low-key õpetatakse välja ja siis sisuliselt sina lähed järgmistel valimistel, ise lähed läbi selle kogemuse lähed järgmisel valimisel kui osutud valituks, siis nagu sisuliselt jätkad tema sooja koha pealt. Põhimõtteliselt mingi siuke süsteem. Kolid Tallinna ära, ei koli. Et see ei ole nagu mingi siuke full-time job ega ka siuke mingisugune, ma ei tea, mis iganes asi. Et me räägime mingisugune siuke mingi põhimõtteliselt et ma võin minna ja tulla siis, kui ma tahan. Sellest me rääkisime ka, kusjuures isegi Riigikogu liikmed ei käi ju kohal. Sellest me rääkisime ka ja mulle Ernits meeldib. Selles suhtes ta oli väga selge hoiakuga. Ta oli väga selge hoiakuga sellest, et millised inimesed Riigikogus on ja millised inimesed Riigikogus olema ei peaks. Et tihtilugu inimesed, kellele antakse see mandaat, mitte inimeste poolt, vaid erakonnasiseselt, tihtilugu need inimesed on lollid või neid ei huvita see, mis seal tegelikult toimub. Neile öeldakse kõrgemalt poolt ehk siis erakonnast kõrgemalt öeldakse, mis nuppu nad peavad vajutama, siis kui tuleb vajutamise hetk, nad lähevad ja vajutavad seda nuppu ja rohkem nad enam edasi ei käi seal Riigikogus. Ehk siis nad saavadki oma toetusi, ehk siis hüvitisi on ju, samal ajal nad saavad oma riigikogulase palka ja nad ei peagi kohal käima. Uskuge või mitte, aga nad ei peagi kohal käima. Riigikogu liige ei ole kohustatud kohal käima. Saate aru? Ja teda ei saa ka sealt ära saata. Teda ei saa nii öelda lahti lasta, sest selleks, et sind saaks lahti lasta, selleks sul peab olema mingisugune kriminaalmenetlus või mingisugune siuke süsteem. Ehk siis sa pead saama kriminaalkorras karistatud. Et sa ei peagi käima. Ainukene nii-öelda kahju, ainuke kahju, nii-öelda, mis sa Riigikogus, kui sa tööl ei käi, nii-öelda tööl on ju ei käi, siis ainuke kahju, mis sa sealt saad, on see, et kui meedia tõmbab teema üles, et näe, see vend ei käi kohal, aga ta saab palka, ta saab neid mingeid kuradi toetuseid, on ju, mis iganes, et siis ta saab lihtsalt selle avaliku elu sita maine saab külge. Aga see on ka nagu ainuke asi. Ja siis jääb ka selle inimese nagu nii-öelda viimaseks 4 aastaks seal, ehk siis teda edasi enam ei lasta sinna, sellepärast et noh, ta leiti üles, ta ei viitsinud midagi teha, nii-öelda avalik hukkamõistja ja ongi kõik ja rohkem ka erakonna siseselt teda sinna sisse ei lasta. Aga ongi kõik. Et sisuliselt sinna ei olegi mitte midagi teha ja ta ütles väga selgelt ära, et siuksed inimesed ei peakski seal olema. No vaatasin, et täiskohaga nõunik saab. No neid mingi nõuniku palkasid ei ole mõtet vaadata, sest me ei räägi mingisugusest mingitest nagu reaalsetest nagu nõunikud on nagu erinevad. Kui me räägime nagu Riigikogu liikme nõunikust, siis see on nagu hoopis teine asi, see ei ole mingi riigi palgaline amet nii-öelda. Riigikogu liikmed saavad endale ise palgata need nõunikud ja nad saavad selleks ka küsida toetuseid riigi poolt, aga see ei ole sama asi, see ei ole sama asi, mis riigi nii-öelda nõunik, kes on riigi poolt nii-öelda palgatud. Et need on nagu erinevad asjad.
jah, just, et ministrinõunik on natuke teine asi. Need on täiesti erinevad. Väga õige, Randar. Näe, Randar saab asjale pihta. Ja need on täiesti erinevad asjad. Millal see e-sportalit teed? E-sportalit teeme homme või ülehomme. Ma ei ole veel 100%, ma ei ole veel 100% otsustanud, aga reedel ei tee. Ma arvan, et me teeme kas homme või ülehomme. Nüüd varsti lähme mängime seda kuradi Dark Picturesit, House of Ashes'it, see on mingisugune kuradi horror, ehk siis kes seda tahab näha, siis jääge siia. Kes ei taha, siis varsti olete vabad. Ma mõtlen veel, kas me midagi veel seal arutasime. Mul hetkel nagu väga midagi erilist nagu meelde ei tule, kui teil on mingeid küsimusi, võite küsida. Ta teadis selgelt, kes ma olen, millega ma tegelen. Nii et ta oli oma mingit research'i teinud. Mis mustadest siis rääkisite või? No me rääkisime üleüldiselt, noh, ühesõnaga mulle tundus, et ta nagu huvitus sellest, et milline mu mõttemaailm nagu päriselt on, vaata. Ehk siis ta nagu tahtis mingisuguseid minu seisukohti, tahtis näha, kuulda, et mõista, milline inimene ma nagu päriselt olen. Ernitsat striimi ei kutsunudki, kusjuures ma ütlen ausalt, ma olen 100% kindel, et Ernits tuleks striimi, kui te päriselt tahate. See küll nõuaks natuke aega ja ettevalmistust, aga ta tuleks 100%. Ma ei kahtle ka selles. 100%. Aga see nõuaks natuke aega ja ettevalmistust ja ma ei imesta üldse. Aga see eeldaks ka seda, et see ei näe välja selline, et ma nüüd istun siin mingi arvuti taga. Jou, Ernits, kuule, noh, chat, kas teil on midagi küsida? Vaata, see oleks nagu veits imelik, vaata. Nagu seda ei saa nagu nii cringe'iks teha. Et see peaks olema nagu veits siuke podcasti tüüpi nagu süsteem ja see vajaks nagu mingit ettevalmistust ja arvatavasti ka raha, mida meil kellelgi ei ole. Suures toas kannataks teha küll, aga see eeldab seda, et ma pean oma arvutit set up'ima seal, mul on ühte mikrit juurde vaja, mul mingid suvalised kõllid, need on olemas, ehk siis mul olekski vaja mingit ühte mikrit juurde ja ma ei tea, siis tuleb valgustega, tuleb vaadata, et mis valgustega saab, aga saaks idee poolest teha küll. Ehk siis natukene mingit paska tuleks korraldada, aga saaks. Rendi mingi stuudiopind odavam pole või? Ma arvan, et pikas perspektiivis ei oleks nagu odavam. Nüüd, kui me räägime sellest Riigikogu valimistest, siis ma kandideerin see aasta üksikkandidaadina. See chance, et me sisse saame, on suhteliselt väike, aga see ei tähenda, et me ei peaks proovima. Võib-olla teeme ajalugu, võib-olla mitte. See oleneb minust ja täpselt samamoodi ka teist. Kes tahavad valivad, kes ei taha ei vali. Siis, kui see valimisperiood tuleb, siis me hakkame välja peksma mingeid vittuse videoid. On minu plaan. Lihtsalt mingi putsis meeme 24/7 lihtsalt laob peale. Palju hääli vaja on või? No hääli on vaja. Hääli on vaja circa kuskil seal 5000 hääle ringis. Et see on ka põhjus, miks Eestis ainult väidetavalt on ainult üks inimene sisse saanud üksikkandidaadina. Kas seda juhtub ka tulevikus, eks seda näitab aeg? 5000 suht easy tundub. No tundub. Aga jällegi, eks me näeme. Mis valimisringkonnas sa kandideerid? Ma kandideerin Tartus. Aga see ei tohiks mängida rolli, kus ma kandideerin. Tegu on Riigikogu valimistega. Siin paljud on alakad raudselt, kes ei saa hääletadagi tõu. Just täpselt. Et ma kujutan ette, et siin on hästi palju mingisuguseid siukseid 14 kuni mingi 17 inimesi, kes ei ole nagu hääleõiguslikud inimesed nagu. Ja siis on ka persetäis neid inimesi, kes on välismaalt ja kes ei viitsi, kes töötavad välismaal, vahet ei ole, kas me räägime siis Soomest, Rootsist või Norrast, kes ei viitsi minna kuradi kuskile oma mingi kohalikku mingisugusesse kuradi linnavalitsusse valimispäeval, et nad saaksid seal hääletada. E-valida ei saa, alati on saanud. Aga Riigikogu on 18+. Kohalik omavalitsus on 16+, just täpselt.
tartukad saavad sinu poolt hääletada ainult ju ei või? Ei. Igalt poolt peaks saama. Kohalik omavalitsus on see, et ainult selle nii-öelda linna või koha inimesed ainult loevad. Riigikogu puhul igalt poolt. Vähemalt nii väitis ka mulle Ernits. Aga eks me näeme seda veel. Meil natukene on aega, eks näis. Come on.